Hei! Pole ammu näinud, aga nüüd on uue video aeg, sest me hakkame sõitma autoga Austria poole. Ehk siis me lähme autotripile, mis kokku kestab 2 nädalat. Meiega tulevad veel kaasa meie Sri Lanka sõbrad Piumi ja Kasun. Kell on hommikul 7:30. Ma ei tea, mis temperatuur väljas on. Hey Google, what is the temperature outside? In Tallinn it's currently 12 degrees. Eestis on siis 12 kraadi sooja, Austrias peaks olema +30. Et lähme vaatame, otsime sooja ülesse ja lähme siis autoga, et natuke hirm on sees mul. No tegelikult päris suur hirm on sees, sest Rometile väga enam ei meeldi autosõidud. Aga õnneks sõidab siis Kasun ja Sunet mõlemad, et siis vahepeal Sunet aitab mul Rometiga tegeleda, et ta tuju rõõmsana autos hoida. Aga pakke meil on päris palju, et loodame, et need kõik asjad mahuvad sinna ära. Romet juba, ma kuulen, teeb häält, hakkab üles ärkama. Aga hakkamegi siis liikuma, pakime oma asjad autosse, võtame Piumi ja Kasuni peale ja hakkame sõitma Austria poole. Et kõigepealt lähmegi siis Poola, Tšehhi, Austria ja tuleme tagasi Slovakkia ja seda Slovakkia kaudu siis. Nagu ma olen aru saanud, et ma väga palju pole jõudnud süveneda sellesse, et enamasti on organiseerinud siis Sunet ja Piumi seda reisi, et Rometi kõrvalt väga palju vaba aega ei ole, et millegi muuga tegeleda. Aga jah, paneme asjad autosse ja hakkame sõitma siis Austria poole. Esimene peatus on Pärnu hommikusöök. Et minule tuleb siis kaasa see MyFitnessi kott on riideid täis, läpakas, jope ja väike käekott. Näe, Rommi on ka juba üles ärganud. Rommi, kas sa oled reisiks valmis või? Tahad minna? Äkki Rommi on? Rommi on nii suureks kasvanud, et vaevu mahub siia sisse veel. Romet ärkas hommikul kell 6 ülesse, kuna tal oli vaja vetsus käia. Tal on oma pott, mis kaasa tuleb, siuke väike, sest tema pampers enam meil ei kaka. Käib poti peal ja temal oli vaja kell 6 üles ärgata, et ennem reisi kakal ära käia. Oli nii, Rommi? Oli? Sa ei taha pampersi kakada? Käid ära ennem poti peal, väga tubli oled. Et muidu ta ärkab hommikuti kell 9, aga nüüd ta ärkas ja kell 6, et tegi oma asjad ära ja siis magas edasi. Aga nüüd siis hakkamegi minema, panin endale siuksed mugavad riided, sest tuleb täna 9-tunnine autosõit. Et jah, Romet ka siin valmis. Lähme. Okei. Sunet juba kiirustas alla. Auto on jah, meil kõik juba ära pakitud. Nii palju ruumi on siin. Aga 2 inimest tuleb veel, et meie asjad on siin enamasti, et me võtame vankri ka kaasa. Minu kott ka veel seljas suur. See läheb ka veel siia. Okei, nüüd ongi täis, et 2 inimese asjad tulevad ka veel. Oleme lõpuks siis Tšehhis, siin õpime 2 ööd, et kokku oleme sõitnud 2 päeva. Esimene öö õppisime Poolas ja eile tulime siia Tšehhi siis Praagi. Kokku oleme sõitnud umbes 1500 kilomeetrit. Romet pidas mega hästi vastu, et vahepeal sõitis siis Kasun ja vahepeal Sunet ja Sunet aitas siis Rometile nalja teha sõidu ajal. Aga jah, siin õpime siis Rida elamus, kohe lähmegi vaatame, milline see Praagi linn välja näeb. Ja siis 2 ööd oleme siin ja siit edasi lähme siis Austriasse, kus me oleme 4 ööd umbes äkki, kui ma nüüd ei eksi. Aga jah, lähme vaatame, milline see linn välja näeb. Rommi, kuidas sõit läks? Kas oli hästi või? Meeldis? Oli tore autoga sõita?
näitan teile siis ka, milline see elamine siit välja näeb. Ma näitan ainult esimest korrust, ma ei hakka üles minema. Aga siin külje peal on kohe siis tualettruum ja siin on siuke ilus kööktuba. Mulle täiega meeldib see teleka tagune. Ja väike hoov on ka siin. Ja see on ka siin mega huvitav minu arust, et nagu köögikapi sisse on pandud taimed kasvama. Nüüd oleme siis Praag linnas, parkisime auto siia tänavale ära ja Romet jäi autos magama, ehk siis nüüd Kärus teeb oma lõunauinakut, aga meie nii kaua jalutame siin linnas sees ringi ja vaatame, kuidas see välja näeb. Vaatasime ennem seal kesklinnas selle kellade mängu ära. Kell sai 12. Nüüd kõnnime natuke siin ringi ja siis lähme vaatame, kus me saame lõunat süüa. Aga Rommil on täiega põnev, ta vaatab ringi, istub ilusti Kärus, nii et sellega meil praegu veab. Meil on kõhukott ka kaasas, et kui ta Kärus saab istumisest kopp ette, siis panevad ta kõhukotti. Aga lähme vaatame ringi. Et natukene kõhtu täita, et siis pärast hiljem nagu vaatama, kus lõunat saab ja Sunett tahtis kuskil mingit jääjooki. Lähme vaatame. Romet magab, sest värske õhk väsitab teda kõvasti. Ja jah, sööme jäätist ja naudime ilma, et siin on 30 kraadi sooja praegu. Tänaseks oleme olnud Austrias juba 3 päeva, aga meie väike tibu jäi siis siia saabudes haigeks, ta täpsemalt sai siis viiruse. Käisime ka Austria arsti juures ja siis sealt öeldigi, et see on viirus ja saime viiruse vastu rohtu. Et 2 päeva me istusime siis kodus, aga õnneks meil oli siis see hotell väga ilusas kohas, et olime seal natuke õues ja siis ravisime Rometit, aga nüüd on ta jälle terve ja saame jätkata oma reisiga. Ja nüüd tulimegi siis Hallstatti linna jalutama, et siin on mega ilus mägede keskel. Et kohe siis vaatamegi siin ringi, veedame siin mõned tunnid ja siis homme juba seikleme edasi, et siuke väike paus tuli reisi sisse, aga õnneks oleme üpris reisi alguses ja meil on veel jäänud 10 päeva, et nüüd otsustasimegi, et veedame siis Austrias rohkem aega, kui algselt me plaanisime. Praegu oleme teel ühte kohta, kus siis peaks olema hästi ilus vaade kogu sellele alale siin. Täpselt ei tea, kuidas sinna saab, aga õnneks siis GPS on abiks meile. Ja Sunett. Yeah. Where are we going now? Viewing point. Viewing point.
ja Rumet on jälle väga excited inimeste nägemisest, et kui veel mõni koer siit mööda läheb, siis siis ta pilk on täiesti klaasistunud, et jah, vähemalt tal on jälle kõik hästi ja enesetunne hea. Täna oli meie 3. öö siin, nüüd paneme asjad kokku autosse ja hakkame sõitma Viini poole, kus me siis ööbime 2 ööd. Aga siin oli tohutult ilus loodus ja see auto pakkimine on ikka mega tüütu, aga jah, võtab aega. Et sellepärast ongi ja mitu ööd olla ühes kohas. Ma täpselt ei tea, kuidas seda kohta nimetatakse, aga praegu ei tule meelde, aga Viini on siit umbes 300 kilomeetrit ja ma kohe näitan, milline see siit välja näeb see koht. Aga täna on väga eriline päev, Sunetil on sünnipäev, saab jälle aasta vanemaks, et eelmine aasta siis tema sünnipäeval me saime teada, et me saame poja ehk Rometi, siis saime teada, et me saame Rometi. Et ei ole tüdruk, vaid et on poiss. Ja siis see aasta ta saab oma sünnipäeval minna Viini. Sunet, happy birthday! Thank you! Piumiga Sun ja Sunet pakivad siin autot, kõik tuleb jälle peale panna, kõik asjad. Ja siis sellises kohas me ööbisime. Igal pool on mäed. Selline väikene nunnumaja. Üleval olid magamistoad, all oli suur tuba ja köök. Et sellises kohas me siis ööbisime. Aga nüüd on auto meil pakitud ja hakkamegi sõitma siis Viini poole. Ja tee peal jäävad meil ette veel mõned kohad, mida me külastame, et siis sõit läheb äkki sujuvamalt, kui ei sõida nagu 300 kilomeetrit jutki, vaid saab mingeid kohti veel külastada. Aga reisi lõpuni on meil jäänud nüüd 8-9 päeva, et me täpselt ei tea, kas me lähme reedel koju või siis lähme pühapäeval koju. Aga asume nüüd teele. Tulime nüüd ühte kohta Planai-Seilbach selle tõstuke autoga sõitma, mis seal selja taha näha on. Ja siis lähme vaatame, mis vaated siin on ja mida seal teha saab. Tõstukiga lähmegi mäe otsa. Romi, kas sa oled valmis minema mäe otsa või? Lähme vaatame, mis seal on. Romil esimene kord elus sellise kaabelautoga sõita. Loodetavasti talle meeldib.
nüüd oleme siis mäetipul. Rometile väga ei meeldinud selle kaabelautoga sõita, tegi väikest viginat, aga meiega oli üks naisterahvas veel, kes ütles, et ta sai just teada, et ta saab vanemaks, nii et pole hullu, ta peab selle lapse nutuga jah ära harjuma, et ta oli väga positiivne, aga muidu jah. Väga hullu ei olnud ka, aga natuke ta vigises, et eks tal läksid kõrvad, ma arvan, lukku seal, et ta oli natuke segaduses. Aga nüüd oleme kohal ja siis vaatame siit ringi. Ja sealt tulevad meie mägironijad Sunett ja Romet. Romet praegu veel natuke kasutab abivahendeid, siis seda kaabelautot. Aga kui ta suuremaks kasvab, siis tuleme jalutades siia mäe tippu. Siis me enam abivahendeid ei kasuta. On ju nii, Romet? Rommi. Lõpuks jõudsime mäe tippu. On nii, Romet, jah? Jõudsime siia mäe tippu ja siit vaade on imeline, et tegime juba ka pilte. Nagu selja taha näha on siis mega vaade. On nii, Romet? Nüüd on meil siis see mäetipp külastatud ja praegu lähme kaabelautoga tagasi alla. Hakkame sõitma siis Viini poole, sinna meil on täpsemalt 5 tundi sõitu, et täna peame kindlasti kohale jõudma. Romet on, ma arvan, väga väsinud, et arvatavasti jääb ta autos kohe magama ja magab umbes 2-3 tundi sõidust, et siis tal on ka kergem seda sõitu üle elada. On nii, Romi? Et jah, lähme siis, hakkame Viini poole sõitma ja näeme juba Viinis.